Meid on külalisteks siis Heiki Valk, kes on väga pika kogemusega arheoloog, et ta on töötanud arheoloogina loomulikult, aga ta on töötanud ka teadusliku metoodilises nõukogus ja on kindlasti praegu üks Eesti arheoloogia hariduse siis tugisambaid Tartu Ülikoolis ja siis on Erki Russov, kes on tiba noorem, aga väga teenekas siis arheoloog ja õpetab arheoloogiat Tallinna Ülikoolis. Ja siis on Ulla Kadakas, eks ju, näituse kuraator, arheoloog, töötanud Muinsuskaitseametis, õpetab tudengeid samamoodi ja varsti loeme me kõik tema doktoritööd siis arheoloogia pärandi kaitsest. Et see tendents, et asju võetakse kaitse alt ära, on kahjuks mitte ainult Eesti tendents, aga see on väga, väga jõuliselt. Me käime praegu, toimub mälestiste inventuur, mis tähendab mälestiste nagu nimekirja lühendamist ja mitte esimeses järjekorras ei vaadata seda, mis seal puudu on. Aga see ei ole ainult Eesti teema, vaid see on üle Euroopa, võiks laialt öelda ka üle maailma. Et kui me siin umbes 10 aastat tagasi rääkisime, et muinsuskaitsel on tegelikult head ajad, et ühiskond mõistab ja tunnistab seda, siis praegu see nii ei ole ja mitte kahjuks ainult Eestis, vaid ka igal pool mujal, et ärihuvid on jälle nagu prevaleerimas. Ja Muinsuskaitseamet on meil praegu olukorras, kus vabandust väga, aga see on tõesti üks vaestemaja, et neil nagu raha ja võimalusi ei ole. Ja siis lahendus on see, et võtame vähemaks kogu aeg oma ülesandeid. Aga see, mida nüüd Marilyn mainis kohaliku kaitse all, see tähendab planeerimisseadus on, planeerimisseaduses on juba aastast 2002 sees tegelikult mõte, et sa võid kaitse alla võtta asju siis miljööväärtuslike aladena või väärtuslike üksikobjektidena. Ja see tähendaks siis kohaliku omavalitsuse tasandil regulatsiooni, mitte riigi tasandil, vaid kohaliku omavalitsuse tasandil regulatsiooni. See tasapisi praegult on käivitumas, aga minu teada nagu napilt mitte üldse arheoloogia koha pealt. Et hoonete koha pealt veel, et me võtame näiteks mingid vesiveskid või vanad kauplushooned, et saab nagu väärtuslike üksikobjektidena planeeringus ära märkida. Üldjuhul omavalitsus nendega midagi ette ei võta, aga see, mis tagab see planeeringuga kaitse, on see, et ta on planeeringus kirjas, et kui keegi näiteks tahab tulla arendama, siis on sul seal märk maas, et sa ei tohi sekkuda ilma kohustusliku mõttepausitamata, et see mõttepaus on nagu see kõige olulisem samm, mis seal praegu vahel on. Ja siis sealt edasi sõltub juba sellest kohaliku omavalitsuse pädevusest, et kas ja milliseid piiranguid nad saavad rakendada. Aga natuke see on see, et kuna raha on vähe, võimekust on vähe, inimesi järjest koondatakse, siis see niisugune riikliku kaitse ja kohaliku omavalitsuse kaitse tähendab seda, et lihtsalt seda palli veeretatakse nagu oma õue pealt kellegi teise õue peale lootuses, et midagi toimub. Arheoloogia pärandi mõttes muidugi ei ole ka seda kohaliku oma kaitse teemat üldse mõtet ju ka nagu ette kujutada, et kohalik omavalitsus sellega midagi teha saaks, sest et muinsuskaitseseaduse kohaselt, eks ole, arheoloogiliste uuringud, kui juhtub, kuna ma seda katkukalmistut tean, millest jutt käib, et tõenäoliselt sinna keegi midagi ehitada otseselt ei taha, aga mine sa tea. Aga kui oleks samalaadseid objekte, siis muinsuskaitseseaduse kohaselt on, eks ole, omanikel õigus taotleda arheoloogiliste uuringute eest ka mingisugust pidi hüvitist, kuid kui see on, aga see asi peab olema siis muinsuskaitseseaduse alusel riikliku kaitse alla võetud, et kas siis arheoloogia mälestisena või leiukohana, et kui ta ei ole seda siis riiklik nagu muinsuskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud või millegi muu alusel, siis omanikud ju hüvitist sellisel kujul ei saa. Ehk siis, et arheoloogia pärandi puhul rääkida kohalikust kaitsest on tegelikult vastutustundetu, et see peaks ikkagi siis kogu arheoloogia pärand minu seisukohalt vaadates minu meelest peaks olema siis mälestisteks tunnistatud või leiukohtadeks tunnistatud seaduse alusel.
kohaliidu kaitsega on veel see küsimus, et see kehtib ju seni kaua sisuliselt, kuni on järgmisel kohalike omavalitsuste valimised. On uus seltskond võimu juures, kellelgi on ärihuvid, räägitakse kedagi ära ja võetakse kohaliku kaitselt raha ja mitte keegi ei köhi selle peale. Võib-olla need inimesed köhivad, aga riigi poole pealt, et ise teate, mis te teete ja ongi. Aga kuna me selle näitusele seda Rootsi kuninga plahvatit nägime ja siis see kaaskiri, millele Kariin näitusel vihjas, et see kaaskiri oli siis selline, kus arheoloogiapärandit on ikkagi palju ja valdavas osas, et räägitakse linnustest ja erinevatest varemetest, aga ka siis kalvetest ja muudest sellistest objektidest. Nii et see 17. sajandi mõte oli igal juhul üsna selline arheoloogia keskne küll. Ja mul on üldse selline aktsioom, et ma arvan, et muinsuskaitse on ta on küll saanud sellisest klassikalisest arheoloogiast võib-olla alguse, aga et arheoloogia on muinsuskaitse algusaegade juures obligatoorne. See läheb tagasi veel kaugemasse aega, keskaega, antikvaarse mõtte algusesse. Tuleb kaitsta monumente varasemast ajast ja koguda infot. Räägime siin oma tasandil 15. sajandist, kus esimesed seadused tulid. Või isegi veel kaugemale, 16. sajand, kui algas maailma uudisimu, ehk siis millest maailm koosnes. Hakati koguma igasugust informatsiooni, alates loodusteadusest, lõpetades vanade asjadega, kuriositeetide kabinetis. Ja see mõtte areng viis lõpuks siis 1666. aasta seaduseni Skandinaavias, Rootsis. Aga iseenesest varasemad jäljed on Eestis täitsa olemas. 16. sajandi lõpus on esimesed kollektsioonid teada Tallinnast, 17. sajandi algusest, keskpaigast on Tallinna raekojas tehtud plaan raekoja ruumidest. Ühes ruumis, kus on arhiiv, on ka eraldi riiul, kus on lisaks geoloogilistele näidetele ka mündid ja medalid. Ehk siis võib spekuleerida, et ka seal on olnud äkki Tallinnast pärit arheoloogilisi esemeid. Aga et kui me jõuame siis jah, et see 17. sajand, eks ole, et see on niisugune problemaatiline, et meil nagu seadus on ja tõenäoliselt mingisugused märgid ka sellest nii-öelda päriselt rakendamisest ju ka on, siis pikk see 18. ja 19. sajand pigem on siis ka, ega Peeter Suur on ju ka andnud mõned ukaasid välja, kus käsitleb siis nii siis arheoloogilisi asju ja paikasid kui ka siis ehitisi, aga selle kehtimisest või sellisest rakendamisest, et sellest ikkagi väga selgeid märke ei ole. Ja kui me jõuame siis 19. sajandi lõppu ja Eesti rahvuslik ärkamine ja Jaan Jung, kellest näitusel oli ka juttu, siis see selline muinsuskaitseline mõtlemine on ju see, mida me praegu paljudes paragrahvides seaduses kirja oleme pannud, siis Jaan Jung ütles seda hästi lühidalt, et kui tööinimesed vanu asju maa seest peaksid leidma, siis oleks kõige parem, kui nad need asjad sinna paigale jätaksid, kus nemad nende peale juhtunud. Ja seda oma kirikuõpetajale, koolmeistrile ehk muu asjatundjale inimesele näitaksivad, kes neid asju sealsamas kohas tähele paneksivad ja üles kirjutaksivad, mis seal juures tähelepanekut väärt on. Ehk siis, et see mõte, et ega arheoloogia ei ole selline talupoja tarkus juba ammu, et kõik me suudaksime asju tähele panna, et niiviisi nagu mina lasen oma lastel hambaid parandada hambaarstil, et siis ma hea meelega siis ka näeksin seda, et arheoloogilisi objekte uuriksid selleks ette valmistatud inimesed, et need põhimõtted on ju läbi siis nende 20. sajandi ja praeguseni välja seadustest ka kirjas. Aga ma ei tea, äkki siis selle oma vestlusringiga alustakski ikkagi sellest algusest, sellest esimesest seadusest, mis samuti siis ta ei
kirjelda veel, ta ei nimeta, et on arheoloogiamälestised, ajaloomälestised, ehitusmälestised või arhitektuurimälestised, vaid ta lihtsalt loetleb, et mis asjad siis kinnis muinasvarad või vallas muinasvarad on. Ja nende seas, eks ole, siis me näeme seda arheoloogilisi asju ja ka siis seadus tegeleb ka selle vallas muinasvaraga siis ja need põhimõtted, mis ka praegu muinsuskaitseseaduses on, et kui midagi maast leitakse, siis ja selle omaniku ei ole võimalik kindlaks teha, et siis see kuulub riigile ja kuidas selle leiuga siis käituma peaks. Et ega need põhimõtted on siis jah, 25. aasta seadusest tänaseni kõik kirjas. Eesti siis 20-30 aastatel esimesed 10 aastat 1925–35 haridusministeeriumis oli muinsuskaitse valdkond siis Gottlieb Ney juhtida. Tal oli muid tööülesandeid ka, aga siis 36. aastast siis uue muinsuskaitse seadusega sai Eesti esimese muinsuskaitse inspektori, kes tõesti tegeleski ainult muinsuskaitse teemadega, aga siis nii arheoloogia kui ehituspärandiga, et selleks siis sai arheoloog, etnoloog Erik Laid. Ja praktikast ma tõin teile siia paar näidet ka, kuidas siis päris elus tõesti see mälestiste kaitse siis välja nägi, et kui 25. aastal, eks ole, arheoloogid said esitada siis haridusministeeriumile hästi kiiresti pika nimekirja arheoloogilistest objektidest. Et selle alus Heiki, kas sa tahaksid sellest Dahlgreni suurest tööst paari sõnaga rääkida? No kui Dahlgren tuli Tartu Ülikooli 1920, ta tuli ju Soomest. Tal oli Soome haridus, Soome taust, mis läheb omakorda jällegi sinna samasse Rootsi tagasi. Ta näeb, et on arheoloogias on ikkagi täielik korraldamatus ja vana baltisaksa arheoloogia, mis nüüd õitses siin meil ütleme 1870-ndatel, 80-ndatel, 90-ndatel ka veel. See praktiliselt 20. sajandi alguses sureb välja ja on ligi 20, ütleme 15 aastat on tühimik, kus arheoloogias mitte midagi ei toimu. Vana Richard Hausmann on ülikooli ajalooprofessor, kes seda nagu hobitegevusena veab ja siis ta jääb haigeks ja tervis läheb ära ja kogu see arheoloogia tegevus läheb seisu peale. Ja Dahlgren siis tuleb ja leiab, et peaks asjad tegema korda, kaardistama ära, mis meil maastikul üldsegi olemas on. Aga nagu Ulla rääkis nüüd, Jaan Jung on teinud väga suure töö juba ära. Jung suri 1900. Tema sarnaselt Jakob Urdaga, siis tema lõi ajakirjanduse vahendusel, lõi ta omale kas nüüd korrespondentide või teatajameeste võrgustiku, kes saatsid talle kirju igasuguste mustiste ja mälupaikade kohta. Seal nagu tollel ajal iseloomulik ei olnud teadused veel niimoodi ära kastidesse pandud ja seal on väga huvitavalt on arheoloogiline info ja igasugune folkloorne info, igasugused pärimused. Need on väga lahutamatult, nii nagu nad tolleaegse inimese jaoks just olidki, on see info kõik koos. Ja sellest Jungi pärandist siis esimese raamatu jõudis ta välja anda kihelkondade kaupa, siis talle teadaolevad mustised oli siis Pärnu ja Viljandimaa kohta 1898. Siis 1900 ta sureb ära ja need tema materjalid, mis on, need lähevad õnneks Eesti Kirjanduse Seltsile. Ja Eesti Kirjanduse Selts annab siis 1910 annab Põhja-Eesti kohta sellise raamatu välja, kus on siis üles loetud Läänemaa, Virumaa, Harjumaa ja Järvamaa mustised. Et siin on nagu suur töö on juba tehtud.
Kagu-Eesti ja Tartumaa tervikuna, see jääb siis praegu käsikirjadesse täiesti, aga see on Dahlgrenil on nüüd ees, need 2 raamatut. Saaremaa jääb ka tegemata Jungil. Ja Dahlgren siis paneb Tartu Ülikooli üliõpilased neid Jungi korjatud teateid maastikul üle vaatama. Antakse üliõpilasele kihelkond kätte, et sellel aastal sa käid nüüd selle kihelkonna läbi, kontrollid Jungi teated ja küsid natukene juurde ka. Ja siis tekib meil, kas ta siis sai 26 või 27, sai need kihelkonnad lõplikult läbi käidud ja 25. aastaks veel sellist päris terviklikku pilti ei olnud olemas, aga ikkagi väga suur osa Eestist oli üle käidud. Mida siis tudengid tegid selle töö praeguses keeles väljundiks on siis kihelkonna arheoloogiline kirjeldus, kus on siis kusagil võib-olla 15 kuni kõige suuremates kihelkondades on siin isegi üle 100 mustise. Nad on siis kirjeldatud, on tehtud asukoha skeemid kaartide väljavõtetele ja see on nüüd väga hea tugimaterjal, kust siis saab seda esimest muinasvarade kaitseseadust hakata sisuga täitma. Aga see Jungi idee, tema läheb jällegi Rootsi ju tagasi üle Soome. Jung oli üsna omaette maailmas ikkagi ja see tema arheoloogia huvi tuli mitte niivõrd siit sellest Balti-Saksa Tartu seltskonnast. Ta oli küll õpetanud Eesti Seltsi liige ka, kirjavahetaja liige. Aga tal oli nagu see Soome huvi ja seal käisid Aspelin ja Appelgren 1870-ndatel käisid Mulgimaal koos Jungiga asju üle vaatab. See on just see kontekst, kus ta need ideid sai. Aga Soome arheoloogia traditsioon läheb ju tagasi ikkagi Rootsi omale, sest alles Napoleoni sõdade ajal ju või tulemusena läks Soome Vene alla Rootsi alt. Just. Ehk siis, et meil on siis 20. aastate alguseks Tartu Ülikool, eks ole, rahvusülikoolina loodud, rahvusteadused, arheoloogia nende hulgas on saanud siis sellise jõulise ja hea alguse tänu siis Soome ja Rootsi arheoloogile Dahlgrenile. Ja siis, kui 1925 võetakse muinsuskaitseseadus vastu, või muinasvarade kaitseseadus tollase nimega, siis see seadus loob ka siis muinsusnõukogu ja muinsusnõukogu liikmeteks on siis arheoloog, etoloog, kunstiajaloolane, ajaloolane ja Eesti Rahva Muuseumi juht. Ehk siis 5 liikmeline enamasti see muinsuskaitsenõukogu on. Ja erinevatelt siis ehituspärandist siis arheoloogidel päriselt ka on seal 25. aasta lõpus või 25. aasta esimesel muinsuskaitsenõukogu koosolekul siis arheoloogid ütlevad, et aga meie saame juba sellise 1000 objektiga nimekirja siis kaitsele esitada. Ja niiviisi see kaitse alguse sai. Ja kuidas see siis tehniliselt käis? Tehniliselt oli see, et siis haridusministeeriumis saadeti mälestise või muistise omanikele, siis saadeti teateleht. Ja need teatelehed on ilmselgelt inimestele kohale jõudnud, et kohaliku konstaablite abil need siis inimesteni jõudsid. Ja seda näitab ka siis haridusministeeriumis mitmed kaustad siis iga aasta kohta kirjavahetust siis omanikega ja siis Eesti 20-30-ndatel oli siis see poliitika, et tõepoolest siis riik korraldas kõik arheoloogilised kaevamised, mida jõuti teha mõistagi mitte nii palju kui tahtmisi oli omanikel, aga siis arheoloogid, needsamad Tartu Ülikooli arheoloogid, keda oli tehniliselt, kas meil Hiiki, sina tead täpsemalt muidugi. Kas need üldse 10 oli? Need ei olnud ju 10, nagu ma mõtlen tehniliste töötajatega koos, et arheoloogid oli ju 4-5.
ja see ligikaudu 10, see oli koos üliõpilastega 30ndate aastate lõpus, kuskil 38, 39 alles hakkas tekkima selline tuntav jõud, aga enne oli ikkagi seal tõesti 3-4 inimest. 3 inimest ja need siis tormasid mööda maad. Haridusministeeriumi ametnikud Gottlieb Ney siis andis neile informatsiooni, et näed, siin üks talumees tahab kive võtta, et tuleb ikkagi vaatama minna. Aga sinna konkreetselt ta siis selle omaniku eksiarvamust natukene redigeerib, et tohib küll nii-öelda võtta kalve pealt puid või et sellised asjad ei ole keelatud. Aga siis üks teine näide on, kus siis jällegi omanik tahab, eks ole, kive võtta ja siis on näha, kuidas siis Marta Schmiedehelma, arheoloog, kuidas ta siis on seal kohal käinud ja neid kohti üle vaadanud, et niiviisi need vaesed arheoloogid siis tormasid seal nende objektide vahel, ja muidugi paljud omanikud olid ka ju pahased, et nende objektini millegipärast üldse ei jõuta, aga palju siis 3 inimest või 4 inimest pidid aasta jooksul seda või suveperioodi jooksul teha jõudma, et eks see oligi keeruline, aga jah, et kogu selline arheoloogiline uurimine toimus selgelt riigi või siis rahaliselt riigi poolt. Eesti aegsetest kirjavahetustest on hästi palju siis näha ka seda, kuidas needsamad Tartu Ülikooli arheoloogid ajavad ka ajalehtedes näpuga järge ja saadavad informatsiooni siis haridusministeeriumisse Gottlieb Neile ja ütlevad, et näed, et siin ajaleht kirjutab, et kuskil on midagi väärtuslikku leitud, et see peab jõudma nüüd siis teadlasteni ja siis haridusministeerium jälle võtab ühendust seal kohalikega. Hästi eksitav on tegelikult nende asutuste nimega kaupa rääkida, sest et tegemist on ju ainult ühe inimesega. Ta vist on ikka, äkki asjaajaja oli ka lisaks seal Gottlieb Neil, aga valdavalt, eks ole, see kõik toimub nagu ühe inimese tegevusena. Et niiviisi tegelikult seal nende aastate jooksul siis Tartu Ülikooli arheoloogia kabinetti, mis saab selliseks keskseks kohaks, kuhu arheoloogilist materjali ja informatsiooni koondatakse, saab ikkagi päris suure baasi nii esemete mõttes kui ka siis selle teadlate mõttes. Ühtlasi hoidsid nad pilku peal oma konkurentidele ehk siis ajaloomuuseumi eelkäija arheoloogidele. Et on päris mitu teadet sellest, kuidas Tartu Ülikooli arheoloogid esitavad mitte nüüd protesti, aga märkuse. Täitsa ikka protesti tegelikult. Ühesõnaga tegelikult Patisaksa arheoloogia jätkus ka 20-ndatel hingitses küll, aga oli 1-2 inimest, kes siin Põhja-Eestis toimetasid ja nende tegevustel võeti pilku peale. Aga asi oli selles ka nüüd Tartu omadel oli see, et nad on ikkagi saanud erialase hariduse, aga need Friedenthal ja Spreckelsen, kes Põhja-Eestis tegutsesid, nemad olid täielikult amatöörid, lihtsalt ise õppijad. Et see on nagu üks selline vastuolutasand ja teine on ilmselt ka ikkagi see rahvusliku kuuluvuse küsimus, et kes siis need meie mustiseid võib kaevandada. Haridust ka ei ole ja. Aga siin siis saab seesama juhtum, üks konkreetne juhtum oli, kus siis Muinsuskaitse nõukogu need arheoloogid, Tartu Ülikooli arheoloogid siis esitasid nii-öelda noodi haridusministeeriumile ja ütlesid, et miks ei ole siis nõukogult küsitud luba siis Spreckelsenile, minu teada oli see Friedenthal või Spreckelsen, et talle anti uuringuluba ja haridusministeerium siis vastab väga neutraalselt, ütleb, et muinsusnõukogu on korduvalt talle andnud loa, et haridusministeerium siis leiab seda, et välja töötatud praktikat võib ta nagu iseseisvalt jätkata, et muinsusnõukogult küsitakse siis nõusolek esmakordse poliitika kujundamise jaoks, aga mitte siis igapäevaste asjade korraldamiseks. Nii et selline neutraalse positsiooni kahes, just nimelt, mis Heiki ka välja tõi,
et selles teemal suutis ministeerium võtta. See oli päris huvitav kirjavahetus iseenesest. Omaette teema veel on ka, mis perioodi muistiseid uurida, milliseid mitte uurida, kes peaks tegelema ajaloolise perioodiga. Et see oli ka 20. esimesel poolel diskussiooniks muinsusnõukogus ja lõpuni ei jõutudki päris lahenduseni. Et kes, kelle vastutus valdkond see siis oleks? Siin ju, kui nüüd arheoloogia hakkab ja Talgren tuleb ja hakkab seda tegema, siis on väga selge piir, nii nagu 20. aastatel oligi, et arheoloogia on muinasteadus. Muinasteadus on see teadus, mis tegeleb muinassajaga Eesti kontekstis selle ajaga, kui ei olnud ajalooline aeg alanud ehk sakslaste tuleku eelse aja. Seda ta ütleb väga hästi oma raamatus, kus ta ütleb, et hilisem periood, see on etnoloogide ja ajaloolaste rida. Et siin, see on nüüd jällegi suulise traditsiooni vahendamine, aga Tartus olevat siis 20. aastate alguses toimunud üks koosolek, kus jagati omavahel siis nagu erialade valdkonnad ära, et kes millega tegeleb ja arheoloogia siis tegeleb muinasteadusega ja etnoloogia siis tegeleb keskaja arheoloogiaga, aga ega sellest suurt asja ei saanud. Ferdinand Linnus Eesti ajaloo üldkäsitluses ilmub siis ülevaade tinglikult ajaloolisest ajast pärineva etnograafilise materjali kohta, leiumaterjali kohta, aga keskaja mustised nagu need arheoloogiapärandina, need ei ole kuni päris esimeste päästekaevamisteni tegelikult. Need ei ole arheoloogia huvide valdkonnas ja need esimesed päästekaevamised, need on ka ikkagi sellised, et saadetakse arheoloog kohale, kuna on tulnud luud välja. Siin meil saab keskaja muistise esimestest päästekaevamistest, eks ole, 1928, siis Otepääl, kus on praegune bussijaama kõrval olev parklaala ja bussijaama enda parklaala ka, bensujaam on seal ja seal siis oli Piiritänav ja oli elumajade ehitus ja seal siis saadeti Marta Schmidehelm kohale, kuna sealt on siis varem tulnud luid välja või tuli ehituse käigus välja, päris täpselt selle kohta ju meil teada ei olegi, aga siis sellised keskaja kalmistu kaevamised, kusjuures alguses ega ta ei olnudki teada, eks ole, mis aegne kalmistu see on, aga Tartus saadeti kohale. Mindi sellepärast, et tuleb välja luid, mitte sellepärast, et tegemist on keskaja mustisega. Just, ja tegemist on Otepääga, aga see on ka oluline, eks ole, Otepää on ju sümboltähendusega mustis veel siin, eks ole, Linnamäest siin paarisaja meetri kaugusel tulevad luud välja. Ja seda on tõesti nendest kirjavahetustest näha ka, et kus siis arheoloogide huvi üldiselt vaibub kohe, kui objekt, mida siis vaatama on suundutud, et on hilisem kui muinasaeg. Et see vist iseloomustab küll seal 20-30 arheoloogiat päris tõsiselt, aga samal ajal jällegi eks siis kunstiajaloosid, eks ole, mis valdkonda me täna otseselt vähemalt mitte veel 20-30 aastate kontekstis arheoloogiast rääkides ei pea minema, aga arheoloogid olid ju ka siis nende kirikute uurimise juures ju tegelikult nii Schmiedel kui Moora, et nad käisid, et nad olid iseenesest sellise kunstiajaloolise ehitusarheoloogilise uurimisega mõnes mõttes ikkagi kursis. 20. aastate alguses siis toonases kunsti ajaloolasega, kes siis Tartu Ülikoolis oli siis tema juhtimisel, Tšelini juhtimisel olid nad ka uuringud teha. Nad ei olnud nagu päris sellised ignorantsed, kunstiajaloolist vaatelukke nad kindlasti jagasid, aga nad ei näinud seda kindlasti arheoloogia pärandina. Aga sama seis oli siis ka Soomes Rootsis? Erti kui Talgren tuli siia meile seda Soome delegatsiooni? Põhimõtteliselt küll, et see läheb samamoodi välja 19. kui mitte 18. sajandisse, kus oligi, et kunstiajaloolaste pärusmaa, kirikud, kloostrid, linnused, nende uurimine nii maa peal kui ka maa all, ehk siis müüride uurimine ja arheoloogid muinasteadlastena tegelevad ikkagi siis muinasaja
uurimisega, et tõesti, et see keskaja arheoloogia traditsioon tuleb kunstiajalu poolelt, ehitusajalu poolelt. Tegelikult üks omaette kõrvallinna on veel täiesti, mis on arheoloogiast nagu vormiliselt täiesti sõltumatu ja sisuliselt ka. Tartu Ülikoolis usuteaduskonna juurde siis tehakse ristiusu arheoloogia kabinet, mida siis Olav Sild, kirikuloo õppejõud ja hiljem ka professor, tema hakkab siis juhendama ja tehakse ristiusu arheoloogia muuseum, kus on siis nagu praeguse aja mõttes siis kirikliku ehitusarheoloogia pärand on see, mida siis hakatakse väikest viisi sihilikult uurima, aga see on täiesti lahus, on kogu ülejäänud arheoloogiast. Aga see pannakse kinni, 40. aastal usuteaduskond pannakse kinni, see muuseum sõna otseses mõttes likvideeritakse, ruumid vabastatakse millekski, räägib jällegi keegi täpselt ei tea, mis neist asjadest sai, seal on suur hulk hauakive, mis läksid kaduma ja kõik need silla kaevamiste materjalid, mis ta on siin-seal teinud 1-2 abilisega või ka ise. Need on täielikult kaotsi läinud kõik. Mõned üksikud publikatsiooni jupikesed või sellised väikesed ülevaated, mis on ilmunud sellest. Nüüd olemegi jõudnud sõjaaega. Suured muutused. Sina tead sellest rohkem. Inimesed teada tahad. Ehk siis, et jah, 36. aastal oli ametisse saanud Erik Laid muinsuskaitse nõunikuna ja tema siis, kui 40. aasta siis riigipööre on, tema liigub siis sellest muinsuskaitse inspektori ametilt tegelikult ERMi juhiks. Asejuhiks. Tegelikult oli muuseumi valdkonda. Konstitutsioonipööret oli kuni 40. aastat detsembrini oli jätkuvalt muinsuskaitse inspektor, ta isegi käis Nõukogude Liidus koos muuseumi spetsialistidega tutvumas Leningradis ja Moskvas, kuidas see on üles ehitatud ja siis järsku 40. aasta lõpus vahetatakse ta välja, et ideoloogiliselt ikkagi ei sobinud ja ta maandus ERMi asejuhiks. Kusjuures selles õppekäik, see läheb nagu museoloogia valdkonda rohkem ka, aga see puudutab vägagi arheoloogiat tegelikult, et 30-ndatel tegelikult tõenäoliselt oli suhteliselt suur frustratsioon sellise muuseumi valdkonna, et ta oli niivõrd killustunud ja igas muuseumis tehti ka arheoloogiliste asjadega, käituti nii nagu parema äranägemise järgi, ehk siis sellist korrastatust ei olnud ja tõenäoliselt siis professionaalsed ajaloolisi arheoloogia tegelikult häiris, nii et see 40. aasta see juunipööre, ma ei ütleks, et vaadates Erik Laiu edasest elukäiku, ta kindlasti ei olnud see mees, kes oleks läinud kuidagi mingi selle ideoloogiaga kaasa, aga ta nägi seal mingisuguseid positiivseid võimalusi, kuidas siis muuseumid oleks paremini korraldatud, et seda tema sellest aruandes sealt peale seda õppekäiku natukene ju ilmneb. Aga loomulikult Erik Laid siis, eks ole, sõja käigus ju, eks ole, põgeneb läände, on Soomes ja tegelikult väga palju siis aitab kaasa sellele Eesti vastupanu või nagu iseseisvusliikumisele, eks ole, seal läänes, et kahtlemata tema ei olnud see, kes oleks sellest Nõukogude võimust olnud otseselt imestatud. See läheb ikkagi selle võimuvahetuse peale ja uue võimu nägemusele, et tsentraliseerida, natsionaliseerida esimese sammuna 40. aasta juulis ja augustis algas varasemate muuseumite ümber reorganiseerimine ja samamoodi ka erakollektsioonide äravõtmine, et kuna oli ka parasjagu toimumas Saksa kogukonna liikumine Nõukogude Liidu ja Saksamaa lepingule Saksamaale, siis nad ei saanud minna sinna kogu oma vallasvaraga, et arheoloogia kollektsioonid näiteks tuli üle võtta ja sellega tegid Tartu Ülikooli arheoloogid
samamoodi ka provintsiaalmuuseumiga, et siia oli määratud komissar ja asekomissar ehk siis Linnus ja Saadre, kes siis provintsiaalmuuseumi kogud vaatasid üle ja vormistasid nad uueks nõukogulikus muuseumiks. Et see puudutab, eks ole, siis neid arheoloogilisi osasid väga, aga siis muinsuskaitse valdkonnas siis, eks ole, Erik Laid liigub siis ühel hetkel sinna ERM-i ja tema asemele saab tema enda assistent Sulo Kaart, kelle elulugu sa siis oled põhjalikumalt nüüd jälitanud. Jah, ühesamuse uurimiste raames uurides 40ndate alguse Eesti arheoloogiat oli mul huviks, et teada seda, mis Sulo Kaartist saab, sest et Eesti arheoloogias on 30ndate lõpus sagedasti Sulo Kaardi nimi sees ja järsku ta kaob nagu vits vette. Ja siis uurides tuli välja, et Laidi asemel saades muinsuskaitse inspektoriks tegeles ta 41. aasta esimesel poolel nii selle küsimusega, aga samal ajal on ta olnud ka ideoloogiliselt väga selgelt puudutatud Nõukogude võimust, minnes kaasa tema tegevustega ja osales ka näiteks juuni küüditamises manukana täiesti olemas ja kui sakslased jõuavad Tallinna alla, osaleb ta ka nii-öelda Tallinna kaitsmises Nõukogude poolel. Tõsi küll pärast esimest lahingut läheb metsa, annab ennast hiljemalt septembri alguses ülesse ja Saksa võimude poolt siis järgmine paari kuu jooksul uuritakse tema tegevusi ja see kõik päädib siis lõpuks 41. aasta detsembris mahalaskmisega. Ehk siis väga ambitsioonikas noor meesterahvas uues keskkonnas, nähes oma võimalusi uue võimu ajal, aga paraku kokkuvõttes läks see tema jaoks õnnetult. Ja tema siis eks ole on juba Saksa okupatsioon ja sellel ajal siis muinsuskaitse korraldajaks on Evald Uustalu. Ja tema üks tegevustest, mida siis arhiivis on näha, on siis see, et ta üritab 30ndate aastate lõpul sama selle teise muinsuskaitse seadusega, eks ole, see, mida Riin seal kuraatori või seal näitusel ka rääkis, et selle nii-öelda usaldusmeeste võrgustiku üritab ta uuesti nii-öelda käivitada. Olgem ausad, Erik Laiul tegelikult õnnestus niisugune umbes 500-400 inimest kokku saada ja kartoteeki kanda, aga ega see usaldusmeeste võrgustik seal 30ndate aastate lõpus tegelikult veel tööle ei hakanud. Üksikud inimesed olid mingit informatsiooni saatnud, aga sisulist sellist tööd veel ei toimunud. Samal ajal Gustav Vilbastel 36. aastal, eks ole, samal siis looduskaitse inspektoriks, temal käib see võrgustik juba teeb nagu hirmsat tööd selle looduskaitse teemadel. 36, 7, 8, 9 kogu aeg kirjavahetused käivad kohalikega või siis nende usaldusmeestega, et sellist tööd kindlasti Erik Laiul siis ei õnnestu tegelikult tööle saada. Aga mida on siis selle Evald Uustalu puhul näha, on see, et ta üritab seda võrgustikku kuidagi käima lükata. Et veel siis 42-3 on siis uusi usaldusmehi sinna siis lisandunud. Aga tema vastutada ei olnud mitte ainult arheoloogia, vaid laiemalt muinsuskaitse. Ja oma mälestustest ta pärast kirjutab frustreerunult, et arheoloogia oli täiesti kõrvaline teema sõja ajal, et põhirõhk hoopiski heitis mälestistele, mis on ka selles mõttes loogiline, et need on palju haavatavamad sõja tingimustes kui arheoloogpärand. Just. Aga no mis, eks ole, arheoloogias sõja ajal toimub, eks ole, et enne baaside tulekut arheoloogid ju käivad siis sellel baaside alale jäävatel mälestistel tegelikult arheoloogilisi väljakaevamisi tegemas. Sõjaajast on siis erinevate muuseumite või siis arheoloogia kabineti puhul teada siis leidude evakueerimist ja selliseid päästetöid. Ja nüüd siis, kui sõda läbi saab. Korra veel sõjaaega, et Saksa okupatsiooni ajal
toimus tegelikult sama mudel nagu Nõukogude võimu puhul, et Saksa nägemuses oli arheoloogia tsentraliseerimine või üldse teaduse tsentraliseerimine, asutati paberil arheoloogiamuuseum Tartusse, jagati laiali muinsuskaitseline ja muu pool. Päris tööle mõistetavatel põhjustel ei läinud. Keskne idee oli hoopiski anda kogu see tegevus Riiga, et Riiga asutada suurem amet, mis siis hakkaks 3 Balti vabariigis tegutsema. Ja paraku ei olnud inimesi ja võimalusi, nii et see süsteem paberile jäi, aga reaalsuses kuhugi ei jõudnud. Aga mis ikkagi tehti sõja ajal? Jah, see kogude evakueerimine ja see läks ikkagi väga hästi. Kogud meil sisuliselt ju säilisid, arheoloogiakogud. Ermi kogudest läks arheoloogilisi, need ajaloolise aja keskaegseid leide, neid läks kaduma. Sõja ajal viidi muuseumitesse laiali, aga asi säilis. Ja teine, mis sõja ajal tehti, siis üliõpilased käsitsi kirjutasid või ka masinkirjas, siis oli tollal juba masinkirja, need kihelkonna kirjeldused, mis 20-ndatel tehti, need on kõik käsikirjas. Käsitsi kirjutatud. Aga siis nendest tehti käsikirjalised koopiad kõigist nendest kihelkondade kirjeldustest, sellest on kõige väärtuslikumast osast arheoloogia arhiivist, et see oleks dubleeritud ja see tehti ära ja see on ka alles, see on meil Tartus on praegu need koopiad, sõjaaegsed koopiad. Aga jah, et see pärandi kaitse nagu kindlasti siis, eks ole, seal sõja käigus liigub sellisele arheoloogia teadu, nagu need, mis siis ülikooli juures või muuseumite juures olid, et nende nii-öelda selliseks isiklikuks lisatööks, et riigi poolt sellist kogu selle nii-öelda sõjakeerises on see väga nagu mitte prioriteetne tegevus. Ja niiviisi on ta ju tegelikult siis kohe pärast sõda samamoodi, et see, mis näitusel siis Riin rääkis seda, et mis siis Nõukogude ajal juhtub, on see, et 2 asja müüakse lahku, et arheoloogiat jääb nii-öelda, arheoloogia suunatakse siis sellesse institutsiooni, mida me hiljem nimetame kultuuriministeeriumiks, et Nõukogude aja alguses on ta siis kultuurhariduslike asutuste komitee ja siis ehituspärand, eks ole, läheb sellesse arhitektuuri valitsusse. Ja veel kohe siis, kui sõda läbi saab, siis Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut luuakse ja sinna, eks ole, siis koondatakse kogu see nii-öelda arheoloogia töö. Alguses on ta Tartus, hiljem siis sunniviisiliselt kolitakse ta Tallinnasse. Aga mis on see inimbaas, kes meil siis on, et Erik Laid, eks ole, läks, Evald Uustalu läksid, eks ole, Läände. Aga kohale jääb siis Harri Moora, kes läbi 20. ja 30. on Muinsuskaitse Nõukogu põhivara, et 62 koosolekut Eesti 20. 30. aastatel toimus, millest tema on osa võtnud vähemalt 50 umbes. Ehk siis, et valdavalt oli Harri Moor alati kohal, et temast saab ka, eks ole, siis selle meie arheoloogiateaduse selline juhtfiguur ja Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis hakatakse siis 47-8 aastal ette valmistama ka siis arheoloogia mälestiste kaitse sellist määrust või seadust. Aga seda lõpuks Ajaloo Instituudil teha ei lubatagi, et see ikkagi läheb seda kultuurmälestusmärkide kaitse korraldus lõpuks siis ministrite nõukogu juures ikkagi siis tsentraalselt kuidagi tehakse, et vana teadmise pealt, mida siis arheoloogid tegelikult Ajaloo Instituudi struktuuris üritasid läbi lükata, et see päris ei õnnestunud. Aga eks see määrus oleks ikka olnud suhteliselt sarnane, et lõppkokkuvõttes siis 49. aastal jõutakse siis ka taas siis Nõukogude siis Eestis siis esimese siis arheoloogiapärandit käsitleva
määruseni. Ja selle tulemusena võetakse kultuurhariduslike asutuste komiteesse tööle proua Elfriede Vint ja Raivo Laikre, kes Raivo Laikre oli siis see, kes tegelikult algatuseks siis 49, kuna tööle sai, pidi arheoloogia pärandiga tegelema, aga Laikre koondati juba järgmisel aastal. Nii et sisuliselt siis 50. aastast saadik kuni 70. aastani tegeles arheoloogia pärandi kaitse korraldamisega siis alguses selles kultuurhariduslike asutuste komitees, hiljem Kultuuriministeeriumi halduses üks inimene. Kui palju praegu on? Praegu on Muinsuskaitseametis umbes 10 arheoloogi tööl. Aga siin vahelduseks, kui ma nüüd leian kiiresti üles, et viide mälestustest, mis on minu kätte jõudnud tänu siis Ants Kraudile, kes oli pikaaegne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor ja 70. aastate teisel poolel, kui siis loodi Kultuuriministeeriumis teaduslik metoodiline nõukogu, mis tegeles siis arheoloogia pärandiga. Et siis ta oli seal arheoloogia, aga selle nõukogu juht, et igal juhul tema käest olen ma saanud siis selle Elfriede Vindi mälestused. Ja nüüd ta kirjutab siin samas alguses. Meie kaks, ehk siis tema ja siis Laike, olime oma töös seal lausa armunud, millest me küll koos unistasime. Ajast meil kõik mälestusmärgid saaksid meie poolt kontrollitud, nende kohta nimekirjad ja passid koostatud. Kõik objektid riikliku kaitse alla võetud. Unistasime lahedamatest tööruumidest ja suurest kaardist seinal, kaardil lipukestega märgitud kogu vabariigi mälestusmärgi. Tegime plaane süstemaatiliste ja alfabeetiliste kartoteekide kohta ning unistasime fototeekidest. Me teadsime, et see kõik on suur utoopia. See nõuduks palju raha. Raha, mida meil aga hoopiski ei olnud, aga unistajateks olime siis vaid meie kaks. Ja niisuguses olukorras Elfriede Vint tegelikult läbi selle 50. aastate ju töötaski, ehk siis, et ametikoht oli loodud, aga raha ei olnud. Ja ta loomulikult oli ka siis kõik see arheoloogia valdkond, et tema siis, kui Laikre ära poondati, siis ta pidi tegelema nii ajaloomälestiste kui arheoloogia mälestistega. Ja siin ta siis kirjutab, et kottideks oli hakatud nimetama kõiki arheoloogilisi mälestusmärke ja muude eluliste küsimuste kõrval jäeti need minu mitteelulised küsimused, need põlatud kondikesed iga kord varju. Tegelisin ma siis muinsuskaitsega vaid lusti pärast. Oli see vaid minu hobi. Muinsuskaitse tundus olevat komiteel mingi külge poogitud võõras laps, mingi häbiasi, millest oli parem mitte rääkida. Aga võõras laps või vallaslaps, kui ta juba kord olemas on, nõuab ka endale eluõigust. Et sellised tunded olid siis sellises nagu sellises surutises ta pidi, eks ole, seda arheoloogia pärandiga tegelema. Nüüd 49, eks ole, võetakse see esimene kultuurimälestiste või arheoloogia pärandit käsitlev seadus vastu ja 52. aastal, eks ole, jõuab lõpuks valmis esimene arheoloogia pärandi uus nimekiri. Ja Elfriede siis oma mälestustes kirjeldab selle nimekirja saamislugu, et nagu te näete, et siin, eks ole, kõigepealt juhtub 13 maakonna asemel tehakse 11, siis 11 maakonna asemel 39 rajooni, siis tehakse äkitselt 3 oblastit, siis oblastid muudetakse tagasi rajoonideks, aga tema pidi siis selleks, et ministrite nõukogule esitada kultuurimälestismärkide nimekiri, et seda tuli teha nii eesti keeles kui vene keeles ja see pidi sisaldama siis ka objekti asukohta peale nimetuse. Ja siis ta ütleb, et kuna nimekirjade tõlkimiseks vene keelde raha ei andnud, hakkasin neid ise tõlkima. See võttis minult muu töö kõrval väga palju aega. Olin õnnelik, kui viimaks nimekirjad said valmis. Ja ma lootsin, et komitee juhtkond üsna pea taotleb ministride nõukogult nende kinnitamist. Aga siis tuli üllatus. Lugesin ajalehest, et Eesti NSV territoriaalsetest muudatustest, et seni kehtinud siis 13 maakonda
lõpetati ja hakati, siis oli 11 ja nõnda edasi. Ehk siis, ja seda sama asja juhtub tal siis, eks ole, mitu korda. Ja samal ajal Ajaloo Instituut pommitas komiteed järjest küll telefoni läbi, küll kirja teel. Sadas küsimusi, nagu miks komitee ei reageeri ministrite nõukogu määrusele seoses kultuurimälestusmärkide kaitse korraldamisega. Miks lastakse muististel edasi hävida? Miks komitee ei esita kaitsenimekirja ministrite nõukogule kinnitamiseks? Miks inspektor kõigega viivitab? Tuleb panna ametisse uus inspektor, kes tahab ja suudab kaitset korraldada. Ehk siis samal ajal, et Frieda, eks ole, siin mitmel lehekülge kirjeldab seda, kuidas ta, eks ole, öösiti neid nimekirjasid muudkui jälle ümber töötab selleks, et uued asukohad kirjutada. Samal ajal siis nendes samades rajoonides ja külanõukogudes ja kolhoosides, need ka ise ei teadnud, mille alla nad parajasti kuuluvad, ta ei saanud kohanikelt ka informatsiooni. Ehk siis, et ta nagu hullumeelselt töötab ja samal ajal, eks ole, siis ei ilmu ju mälestiste nimekirja. Vot, nii oblastid. Et sellest kurba tööd on siin Friedel nendel 50-ndatel päris tõsiselt ja palju ja siis vahepeal ka paar aastat seda arheoloogiapärandi korraldust üldse ei toimu. Nõnda. Aga ehk siis, et nimekirjad ikkagi tekivad. Ja nüüd vahelduseks, enne kui me siis juba natukene alustasime selle linna arheoloogia jutuga, et ja muinasel, kui ma üritan hiirt siia saada. Tuli, vaatame ühe väikse filmijupi vahele. Vana-Tallinna kesksel väljakul Raekoja platsil toimuvad suurejoonelised arheoloogilised kaevamistööd. Tohutussuure ajalooraamatuna on arheoloogide ees avatud vanalinnas sügav kultuurkiht. Et seda tunda õppida, on vaja kõigepealt suurt püsivust ja terast tähelepanu. Kõige pisemgi leid muutub teadlaste kätes elavaks sõnumitroojaks kaugest minevikust. Tööd juhatavad ajalooteaduste kandidaat Susanna Tarakanova ja teaduslik tõmtaja Osvald Saadre. Leiud Raekoja platsil on veelkordselt ümber lükanud kodanike ajalooteadlaste võltsingu, kes püüdsid omistada Tallinna asutamise au Saksa, Rootsi, Taani vallutajaile aastal 1219 ning on tõestanud, et Tallinn oli olemas juba 11. sajandil ja asutati Eesti rahva enda poolt. Ehti, kas siis 50-ndatest hakkas linna arheoloogia? Ei hakanud. See on nii mitu versiooni või võimalus, kuidas seda tõlgendada. Me põhimõtteliselt võime ju tegelikult minna tagasi varasemasse perioodi 20-ndatesse, 30-ndatesse. 20-ndatel hakkas üks suht noor mees, tarbekunstnik Johann Naha, käima mööda Tallinna ringi ja igal pool vaatamas ehitusaugudes ja noopimas leide, kirjeldamas. Kui siin Rannamäe tee ehitamised olid, siis telliti temalt lammutamist dokumenteerimine. Selle käigus tuli välja matused, info kõik kaduma läinud. Järgmine võimalus, kuidas tõlgendada, on 30-ndad, kui Tallinnas asutati selline asi nagu Tallinna ajalooselts, kes võttis üheks oma eesmärgiks Tallinna varasema ajalooga tegeleda, koostas Tallinna mälestiste nimekirja, tegeles arheoloogiaga, organiseeris kaevamised Harju eesvärava juures. Samuti kui 34. aastal lammutati linnamüüri Pärnu maantee ääres, korraldasid nad seal kaevamised. See on üks võimalus.
kui me räägime süstemaatilisest linnaarheoloogiast Eestis ja Tallinnas, siis see jääb ikkagi pigem 70. aastate lõppu, teise poolde 80-ndatesse. Et selliseid episoodilisi juhtumeid on loomulikult ka varasemast veel. Et see Tallinna Raekoja platsi kaevamine, see oli väga selgelt ideoloogiline üritus. Kui me nüüd mõtleme läbi, eks ole, meie ajaloolistes keskaegsetes linnasüdamikudes olevad 50-ndate, 60-ndate, 70-ndate aastate uusehitused. Mitte mingisugust arheoloogiat sellega ei kaasnenud, see on sisuliselt on see hävitanud kultuurkihte ikkagi väga-väga suures mahus. Aga iga asja tuleb omas ajas vaadata, et ega sellel ajal keskaja arheoloogiaga laiemalt oli ju alles tekkimas. Eks me oleme muidugi natukene ajas maas siin, aga mitte väga palju oma 70-ndate aastate lõpu või 80-ndate aastate algusega ka jällegi erinevates linnades on see eriviisil toimunud. Aga jah, 80-ndate esimene pool on siis, kui suured päästekaevamised lähevad linnades lahti ja taustaks on ikkagi see kultuurimälestiste kaitseseadus, üleliiduline 77 ja Eestis siis 78, eks ole. Ja mitte ainult seadus ise võib olla milline tahes, aga meil on Kultuuriministeeriumis on ametnik, kes hakkab selle eest seisma, et need seadused ka töötasid, on Jutta Kornovini jõuame välja, kes hakkab siis reaalselt seda arheoloogiapärandi kaitset meil vedama ja hoidma. Just, et 70. aastal, eks ole, Elfriide Vint läheb pensionile ja Kultuuriministeeriumisse siis saab tööle Jutta Kornov. Korraks läheks tagasi, et Eiki, kui sa ütled, et ei toimunud kaevamise uuringuid, siis on see nii ja naa. Et meil tuleb jälle see samune distsiplinaarne vahe sisse. Arheoloogid, ehitusajaloolased. Kui me vaatame ehitusajaloo poole pealt, siis seal rakendati meetodi nagu arheoloogiat. Juba 40-ndate lõpust, 50-ndate algusest Tallinnas oli selline asi nagu teadusliku restaureerimise töökoda, kus ennem linnamüüri restaureerimist võeti seisukoht, et meil on vaja aru saada, mida tähendab linnamüür. Sellega kaasneid uuringud. Kui võeti ette Tallinna Toomkiriku kindlustamine, sest seal vundamendid olid halvas seisus, siis samamoodi väljapool toimusid uuringud, kus on protokollis kirjas, et see tuleb sooritada arheoloogilisel meetodil. Toimusid kaevamised noore näitsiku Marta Pihlaku juhtimisel, kes inim on tuntud kui Marta Männisalu. Dominikiste klooster. Samal ajal kui kloostri restaureerimine oli, toimusid õuealal, hoovialal kaevamised. Elfriide Toolu, hiljem Tool Marrani juhatusel. Neid episoodilisi näiteid on peale Tallinna veel mujaltki. Haapsalust, Raam, Tartust saame tuua samamoodi välja. Et toimus, aga see oli hoopis teine distsiplinaarne suund. See seotud restaureerimisega pigem, eks ju, kui just mingite päästekaevamistega, mis on tavaliselt tuttavana. Aga mida me näeme, eks ole, nende samade seaduste mõttes, et sellel hetkel, kui 1966 luuakse Tallinna muinsuskaitseala ja 73. aastal siis teiste keskaegsete linnade muinsuskaitsealad, et mõnes mõttes see suuremad linnakaevused sinnamaani olid tõesti, eks ole, arhitektuuri restaureerimisega seotud objektid olnud rohkem. Aga siis võib-olla nende muinsuskaitsealadega, sest need muinsuskaitsealade kaitsekorrad või põhimäärused, kuidas nende tollased nimed olid, et need tegelikult toovad juba selle arheoloogilise nagu kihi sinna peaaegu et nagu väärtusena sisse. Ja sealt algavad vist suuremad ehituse eelsed kaevamised, mis ei ole otseselt restaureeritava objektiga seotud. Kusjuures seda rõhutasid kunstiajaloolased, ehitusajaloolased, et vanema linnaajaloo uurimisel on vaja rakendada arheoloogiat. See on 50-ndate, 60-ndate kirjutistes on täitsa olemas sees. Aga mida see arheoloogia tähendab? Selles kontekstis, millest sina räägid, on see müüri otsimine sisuliselt.
ja kultuurkihile ei pöörata tähelepanu, stratigraafiale ei pöörata tähelepanu. Heal juhul korjatakse üles leide, aga need leiud ei ole kontekstiga seotud. Siin ma võidlen sulle vastu. Kui ma vaatan sellesama DFT materjale, siis seal on päris korralikult arhitekti poolt vormistatud profiiljoonised, on ka leide korjatud üles ja neid on seotud kihtidega. Aga see on jälle selline mitte igal pool süstemaatiliselt rakendatud. Siin hiljuti jaanuaris tegelesin Tallinna Raekoja platsi ekspertihinnangu koostamisega ja vaatasin üle kogu materjali, mis on Raekoja platsi ümbruses. Ja ma pean tunnistama, et vormistuslikult on paremini tehtud arhitektide poolt materjalid kui arheoloogide poolt. Ja aga see on nüüd küsimus, eks ole, et kui sa paned mitterätsepa ülikonda õmblema, mis sellest ikkagi kokkuvõttes välja tuleb? Sul võib olla see dokumenteeritud, see kiht joonistatud üles nagu Tartus on need Udo Tiirma jooniseid on ju meil ka. Aga kui asi piirdubki lihtsalt plaaniga, joonisega, kus on märgitud, kirjutatud juurde must kiht, on siis tellisetükke sees või liiva on sees. Aga see on üsna, midagi on seoses restaureeritavate objektidega. Aga mis ma hakkasin rõhutama, on ikkagi see, need meeletud kubatuurid, kus ei toimunud mitte midagi, kus ei olnud tegemist selliste restaureerimisele kuuluvate pärlite konserveerimise või restaureerimise, kuidas seda asja nimetada, katsetega. Enam läks ikkagi täiesti ilma arheoloogiata. No kõik, eks ole, teevad tohutrassid, et seal ju arheoloogiat ju ei toimunud, aga samal ajal, eks ole, vesikanalisatsioon, mis on väga paljudes, eks ole, linnades seal nõukogude ajal tehtud, et see on see häda, kus kohas, mis siis seda nõukogude aegselt muinsuskaitset just iseloomustabki, et meil, eks ole, on see Kultuuriministeeriumi ja Teaduste Akadeemia Ajalooinstituudi rida, eks ole, see muinasaja taustaga arheoloogia ja siis, eks ole, sealt arhitektuurivalitsuse poole peal siis ehitus või kunstiajaloolise taustaga siis ehitusuuringud ja need ei saa ikkagi nagu veel 50-ndatel, 60-ndatel kindlasti ei saa kokku, et nad hakkavad kokku saama kuskil seal 80-ndatel, kus siis Tartu Ülikoolis arheoloogiks õppinud arheoloogid hakkavad liikuma KFPI ehk siis 70 muidugi. Just, et sealt, eks ole, see kokkupuute koht võib olla siis nii-öelda sellise arheoloogiaõppe ja kunstiajalooga hakkavad kokku saama. Kuidas oskad Eiki võib-olla omast kogemusest rääkida oma TMN-i ajast? Seda aega ma juba natukene mäletan ka, aga varem on ja just see, et Moora on paigas ja Moora õpetab oma õpilasi täpselt samas vaimus, nagu Talgren teda omal ajal õpetas, et arheoloogia on see, mis tegeleb muinasajaga ja see, mis on pärast aastat 1227, see ei ole enam arheoloogide teema üldse. Siin on nagu selline suur põhiküsimus või selline kontseptuaalne lähtekoht kogu sellel, lisaks ka see laiem taust, et keskaja arheoloogiat ikkagi üleüldiselt veel laiemas siin meie Põhja-Euroopa kultuuriruumis 70-ndatel hakkab ta tõsisemalt siin kujunema. Aga nüüd, kui jõuda siis 80, kui mul on see pilt on, eks ole, 76-80 ja Jutta Kornari pärast on mul see pilt Jutta Kornari, siis ta on Kornar tegelikult, on ära parandama. Et temast siis, eks ole, Kultuuriministeeriumis arheoloogiaga tegeleja, aga Kultuuriministeeriumi allasutusena luuakse siis 76. aastal teaduslik metoodiline nõukogu ja Eiki läks sinna tööle 83 pärast ülikooli lõpetamist oli siis nagu esimene töökoht. Ja Ants Kraudil oli see süsteem oli juba sisse töötatud seal metoodilises nõukogus. Enne oli siis Ain Mäesalu olnud selle koha peal ja tulnud Tartu Ülikooli ära, et tal oli nagu inimest vaja seal. Ja see liin, mis siis hakkas olema, see oli sisuliselt oli ikkagi enne juba sisse töötatud. Ja nüüd siis läheb eriti maal. On suurte maaparanduste aeg, eks ole, kolhoosid, sovhoosid tellivad maaparandusi, riigi rahad on seal taga. Ja minu põhitegevus
oligi siis 80. aastatel oli maaparandusobjektide kontrollimine. See käis niimoodi, et maaparandusobjektide eelvalikud või eelpiirkonnad olid siis maaparandusbüroodes olid juba teada, mis tuleb töösse. Mina käisin nendes maaparandusbüroodes või kuidas neid nimetati tollel ajal üle Eesti, vaatasin need asukohad välja, märkisin ära, kus maaparandus tuleb ja siis hakkasin kontrollima, et kas seal on arheoloogiat midagi peal, tuginedes just eelkõige ikkagi sellele arhiivile, Kihelkonna arhiivile, mis 20. aastatel oli loodud ja hästi palju oli siis ka, kus arhiivis ei olnud andmeid, oli koha peal käimist, objekti koha peal ülevaatamist, kus tundus, et nagu midagi võiks ikkagi seal olla, vaadates seda varasemat asustuspilti ja asukohta. Et see süsteem läks päris korralikult tööle 80. Aga palju TMN-i ajal siis kultuurimälestiste riikliku projekteerimisinstituudiga ehk siis KRPI-ga teil suhtlust oli? Praktiliselt ei olnud, see oli ikkagi ehitusarheoloogia oli teine liin täiesti, kogu see kaevamiste metoodika oli hoopis teistmoodi üles ehitatud kui see, mis see klassikaline maaarheoloogia on. Selliseid isiklikke kontakte oli, eks ole, teadsid neid linnaarheoloogia küll. Jaan Tamme ja Kalle Langet ja Romeo Metsallik tuli Tartusse siis, aga ega seal väga sisulist kokkupuudet niimoodi institutsiooni tasandil minu kogemuses ma ei ütleks, võib-olla Ants Kraudil on natukene teine kogemus, aga mina tegutsin eeskätt maaruumiga. Nüüd me vaatame veel ühe väikse filmijupi, kus me hakkame jõudma siis 80. lõppu. Vaatasin ja liire ära. Võetad enteri, siis siia tule. Oota, ma üritan selle hiirega liikuda. Ta ei lähe loogilisest kohast ikka. Nüüd. Koha jõuan helistus. Nii. See palju vahel. Tegelikult, kas tuleks tööle, aga mida te täpselt teed, näitab ka. No läbi üles siis ära. Vaatame. Kus see on neid? Praegu on vähe. See on samas või? See rühm oleks olnud niikuinii. Kas muinsuskaitse malevatega või ilma niikuinii oleks siin kaevad. Ja räägi hästi lühidalt, mis sa leiad ja kuidas kohalikud inimesed suhtuvad sellisesse ajaloo leidmisesse. No see asi, mis siin praegu näha on, see on muinasaegne kivitalme. See on siis see aeg, kui inimesi veel ei maetud maa sisse kaevatud haudadesse, vaid surnud põletati ja puistati siia nende samade kivide vahele. Hämmastab, et kirid sellise väikse koha peal ära maa. Aga ega ta siin suur ei ole ka olnud. Aga inimesed on muidu väga kenad ja tored. Saame siin sööklarahvaga väga ilusti läbi ja vajandi omadega ja mingit niisugust asja ei ole olnud, et keegi oleks nüüd tulnud ja hakanud siia augu kaevama ja veel üle kontrollima, mis me siin leiame, et kõik on rahva juttude järgi on, mis on kiriku vägi või kiriku ase ja ka Iego. Ja nüüd siit tuli see muinasaegne kivikalme välja, seda ei osanud mitte keegi siit ette arvata. See on üllatus selle kohta, mida üllatus ju selles mõttes, et me kunagi ei tea, mida need rahvajutud endast tegelikult peidavad. Need legendid, mida ühe või teise koha kohta räägitakse, olgu siis Rootsi-aegse kindrali motusepaik või vana tabeliase. Kindlasti seal taga midagi on nende kohtade taga, aga mis seal täpselt on, see jääb tõesti nüüd arheoloogi labida ja kühvli otsustada, mis sealt maast tegelikult välja tuleb. Aga nüüd see muinsuskaitse asi on see, et need kohad võtta kaitse alla, mis veel on maaparandustest lõhkumata ja hävitamata ja neid üles otsida, see peaks olema muinsuskaitse malevate ja eriti pärimuse korjamise malevate üks väga olulisi töölõikusid. Ka see ei ole mitte vähem tähtis selliste muinaskalmete ja ohvripaikade üles otsimine kui vanade inimeste mälestuste enda läbinähtu kirjapanek. See on kõik üks kultuuri ja ajaloo pärand kõik.
sinu jaoks kogu see pudi muidugi räägib väga palju, et räägi üldse oma leidudest ka ja põneva. Kuidagi hõbeda ja kullasuge, ega selle meie maakuulest eriti ei tule. Vaatajad mõtlevad, et kui juba maa sees tunnitakse, siis peab midagi rääkida. No see on muidugi, siin on ka hästi iseloomulik, kõik küsivad, et kas te olete kulda leidnud ja pool mulle ja umbes niimoodi. Aga tegelikkuses see pilt Eestimaa peal on niimoodi, et kaevamiste käigus on üldse 100 aasta jooksul tulnud välja umbes 10 kuldasja pisikesti. Nii et see kulla leidmise tõenäosus mingisugusest kalmest või oopripaigast on täiesti nullilähedane. Mida on ikkagi igapäevased tarbijad, savipoti killud, noad, tulerauad, mida siit on tulnud ka välja, siit on tulnud hobuse rantsmetest pärit kuljuse tükke, on nuge tulnud välja. Et niisugused tavalised väiksed asjad, mida nagu iga mööda käia ei oska tähele panna ja leiust pidada, aga just need on need, mis räägivad ja mis seda meie ajalugu ja kunagist niisugust igapäevapilti meile ette annab. Mestrid olid välja väga ilusa savipoti tükid. Isegi ornament ja mustrit on peal ja niisugust savipotti annab endale isegi peagi vette, kui natuke juurde mõtleda. Ei, no tuleb. See on sul ilus asi, see on nuka. See on täitsa muinasaegne nuka. Sellega on niimoodi, siin on tal käepidaja on olnud otsas, sellega nad on siis lõiganud ja torganud ja mine tea, mida nad selle noaga olid teinud. Ja siit äkki tuleb veel mõni kild juurde, et saab endale kleepida päris vaasiks. No päris potti siit nüüd ei tule, sellepärast, et need potid tõksnud purks, nad ei ole siia kalme peal, nad ei ole terveid potte pannud, vaid nad on siis peiede ajal või surrutele, kui on toitunud, siis on vist niimoodi, et nad on selle poti siia mäe peale pruuks löönud ja niisugasi üksikuid kilde siit leiab, aga päevalt, et siit mäe pealt midagi tervemat nüüd kokku. Need naad on ikka need muistsed eestlased. No ikka need muistsed eestlased. Väike ülevaade saab meil olema selle siin Viljandimaal ringi vaatamisel ka nendest inimestest, kes on praegu tööd teevad nendes 6 rühmas. Ja kes sul siin seltskonnas on? Tunneb paljud on sul ennem ka kaevad. Mul on üsna paljud on oma see varasemate aastate kaevamise võnt. Aga siin on nüüd Tartu rahvast, Tallinna rahvast, Viljandi rahvast, 3 suuremat kohta ja Helsingist ja siis on ka Rootsist, aga nemad on Eestimaaga tuttamisriikid praegu, otsi veeta. Aga tooge saadet, siis te võib tervikuna vaadata, kes leiab üles sellest. Aga miks ma selle siia välja otsisin, Heiki, et kaua sa siis selles teaduslikus metoodilises nõukogus töötasid ja mis siis sai 80. aastate lõpul, 90. aastate alguses, et sa ei jäänud muinsuskaitse valdkonda tööle otseselt, vaid tekkis võimalus tänu kadunud ilmatrummalile, kes neid asju ajas, Tartus ülikooli juures hakkas arheoloogia taastamine 50. alguses, 50 pandi õppetool kinni, 50. aastate alguses kõik kogud ja arhiiv ja kõik viidi Tallinnasse ära Ajaloo Instituudiga koos. Moora omal ajal nagu oli tark mees ja nägi perspektiivi Teaduste Akadeemia süsteemis. Ülikoolid olid Nõukogude Liidus teaduse mõttes ja kõige mõttes, ka rahalisuse mõttes nad olid teisejärgulised. Esimene rahastus oli instituutidel. Moora kantis sisuliselt kogu arheoloogia tegevuse Ajaloo Instituudi alla, kui see süsteem loodi. Aga siis oli 50. oli kontantside kampaania ja Tartu oli vaja tasalülitada igasuguse sellise rahvusliku suunitluse osas ja siis pandi arheoloogia õppetool ka hoopis kinni ja Ajaloo Instituut viidi Tartust ära Tallinnasse. Aga nüüd siis seoses päästekaevamistega 80. teisel poolel siis Vilma Trummal hakkab ajama, et on Tartus vaja ikkagi teha ülikooli juurde sellist uurimisüksust, kes nende kaevamiste materjalidega hakkaks tegelema ja selles raamistuses siis loodi arheoloogia labor ja tekkis mul võimalus kodulinna tagasi tulla Tallinna töökoha pealt, et see on siis see laiem taust, aga see mõtlemine ja mõtteviis ja see on ikkagi Tartus samamoodi alles olnud, et see pärandi hoidmine on väga tähtis meil. Et miks me nagu arheoloogias ei saa nagu üle ka ümber sellest, et kuidas siis teaduse mõtteloo areng ja siis muinsuskaitse korraldus siis selle pärandi liigi mõttes, et nad on nii tihedasti omavahel seotud.
et seetõttu seda, eks ole, kui me räägime 20. aastate algusest, kuidas Dahlgren, eks ole, tuleb Tartusse ülikoolis arheoloogiat nagu õpet kujundama, et siis ta on väga tihedalt seotud kogu selle muinsuskaitse korraldusega, et siis tegelikult ka Heiki on hea näide just sellest, et eks ole, Tartu Ülikoolis uuesti see nii-öelda õppe loomine või taastamine ja siis, kui 94 muinsuskaitse seadus vastu võetakse ja 93. aastal on juba muinsuskaitseamet loodud, et siis Heiki, sa oled, eks ole, olnud muinsuskaitseameti juures selles arheoloogia mälestiste eksperdinõukogu liige algusest saadik. Ehk siis, et just see need eksperdinõukogude roll, ma arvan, et 90-ndatel oli ikkagi väga suure tähtsusega selleks, et kujundada seda, kuidas arheoloogiapärandi kaitset Eestis korraldatakse. Mulle tundub ka, et sa räägid täitsa õiget juttu. Aga kas sa siis 90-ndatel, siis kui, eks ole, sa enam, eks ole, selles muinsuskaitse struktuuris ei töötanud, aga olid siis eksperdinõukogu liiged, et kuidas nagu töö siis just selle nõuandva poole pealt, et kuidas sulle tundub, et see 90-ndatel siis see arheoloogiapärandi kaitse ja korraldamise algusaeg, uuenguidu taastamise algusaeg, läbi nõukogude ajal oli kõige seda tööd tehtud, aga et kuidas see pööre arheoloogiale mõjus? No, eks see eksperdinõukogu töö on sisuliselt ikkagi olnud samasugune kuni praeguse ajani välja, ainult mis tuli, et nagu see inimeste ring, kellel oli nagu ametlikku sõnaõigust või kas nüüd sõnaõigust, aga osalejate ring läks nagu laiemaks. See tunne mul on sellest 90. aastate eksperdinõukogus olemisest, et ülesanded on ikkagi põhimõtteliselt kogu aeg olnud samalaadsed. Ja siis tuleb ka ameti moodustamine, kus pannakse nüüd need erinevad pärandivaldkonnad kokku, et see juba üksi tekitab seda laiemat ringi. Jah, et nüüd siis, kui Eesti taastati, siis eks ole, see muinsuskaitsesüsteem saab uuesti taas kokku nendest kahest erinevast valdkonnast, mis seal läbi nõukogude aja olid, et siis tekib selline uus kokkupuutepunkt. Aga Erki, sina läksid oma ülikooli lõpujärgselt, läksid ka muinsuskaitseametisse tööle. Et kes sa olid ja mis sa tegid? See oli lühikene aeg, 2,5 aastat. Väga määrava tähtsusega aeg. Kas asutuse või minu jaoks? Asutuse jaoks. Ei, mis Harjumaa muinsuskaitse inspektoriks, õigemini arheoloogia inspektoriks ja tol hetkel oli ka Tallinna arheoloogia oli muinsuskaitse ametirida, mitte linnarida. Et seda poolt sai seal põgusalt vaadatud. Aga ehk siis, kui eks ole, riik taastati, taaskord oli siis muinsuskaitse korraldus selles faasis, nagu ta oli pärast, eks ole, teist maailmasõda, ehk siis, et kui riigikord muutub, siis seadused muutuvad, eelmised seadused lõpetavad kehtivuse, tuleb luua uued seadused ja mälestiste mõttes tähendab see seda, et tuleb võtta iga kord jällegi, eks ole, uuesti asju kaitse alla, et kui te praegu lähete kultuurimälestiste registrisse, siis te näete valdavalt arheoloogia mälestiste juures on kirjas, et kaitse alla võetud 1997 või 1998 aastal, see on täpselt see aeg, kui sina muinsuskaitseametis töötasid. Aga tegelikult, eks ole, me teame, et osa on siin 1300 mälestist on juba kaitse all, eks ole, nüüdseks juba 100 aastat olnud, et see uus nii-öelda mälestiste inventuur on lõputu, kogu aeg kontrollitakse andmeid üle, et uusi nimestikke teha, et seda tööd, eks ole, praegu teeb muinsuskaitseamet taas kord. Praegu kehtiv muinsuskaitseseadus võeti vastu 2019. aastal, et ma tõin selle siia ka välja, selle mälestiste liikide paragrahvi mõttega, et kui kõikides varasemates seadustes on siis mälestisi kirjeldatud läbi loetelude,
et nagu te siin selle nõukogudeaegsete seaduste puhul nägite, eks ole, loetletakse kivikalmed ja kivikultuse kivid ja asulakohad ja nõnda edasi. Et siis praegune see seadus siis on läinud sellise nagu üldisema kirjelduse juures ja arheoloogiamälestiste kohta siis öeldakse, et arheoloogiamälestis on inimtegevuse säile, asi või nende kogum ja muud jäljed, mis on kultuurmaastiku ajalise mitmekihisuses näitajad ja mis annavad teaduslikku informatsiooni inimkonna ajaloo ning inimese suhte kohta looduskeskkonnaga. Ja arheoloogiamälestise oluline osa on arheoloogiline kultuuriliit, et selline on see üldmõiste, et aga siis seadus veel näeb ette ka arheoloogiliste leiukohtade definitsiooni ja arheoloogilistele leidudele on samuti siis eraldi siis sõnastus, mis on kõikidest nendest varasemate aastate muinsuskaitse praktikast ja seal ette tulnud sellistes kitsaskohtades, siis oli vajadus seadusesse sõnastada. Aga kui me nüüd mõtleme tänast päeva, et me oleme kõik kolmekesi, siis Erki, Heiki ja mina oleme ka jätkuvalt siis Muinsuskaitseametis arheoloogia mälestiste eksperdinõukogu liikmed, et kui me vaatame siis, mis on meie praegused sellised põhilised pärandi ees seisvad väljakutsed, et need vast mina arvan, et üks see probleem on see, et meil on niivõrd palju pärandit maastikul, mis on juba arheoloogide poolt avastatud ja Heiki juhtimisel on 90. aastate teisest poolest saadik koostatud ka suurepärast andmebaasi, mis koondab arheoloogia informatsiooni, mis on juurdepääsetav siis arheoloogidele ja Muinsuskaitseametile. Et aga valdavalt, kuna see informatsioon on seal ikka palju ka mitte mälestiste kohta, meil on see mure ikkagi selle pärast, et kui me informatsiooni kättesaadavaks teeme, siis see hobi illegaalne otsimine võib, eks ole, väga palju liigset informatsiooni saada, aga teisest küljest pärandit hoiabki minu meelest kõige paremini see, kui sellest teatakse ja teadmine minu meelest saabub sellega, kui need asjad on siis seaduse mõttes võetud riikliku kaitse alla, mälestise või leiukohale. Et kuidas teile tunne on, Heiki ja Erki, et kas see teekond, mis 100 aastat on siis arheoloogias tehtud, et me proovime objekti ära kirjeldada, teda piiritleda ja siis on ta mingisuguse punktina või laiguna kuskil peal mälestiseks tunnistatud. Kas me oleme arheoloogiapärandi mõttes nagu õigel teel sellega? Et kas meil on viimased 20 aastat on näidanud, et riik, seesama Muinsuskaitseamet, kus ma isegi töötasin pikalt, et ei ole võimalik neid kõiki objekte siis mälestiseks tunnistada. Võimalik ei ole selles mõttes, et ei ole inimesi, kes suudaks need dokumendid valmis kirjutada. Küsimus on ikka valdkonna rahastamises, otseselt valdkonna rahastamises ja prioriteetide seadmises, eks ole. Kui sa vaatad nüüd seda, kuidas toimib meil keskkonnakaitse ja looduskaitse, seal on rahad, seal on inimesed ja küll need on natukene siis kärbitud, aga see on nõukogudeaegne traditsioon, et looduskaitse, mis on nüüd siis keskkonnakaitseks üle läinud või välja kasvanud selleks, seal on ressurssi, seal on inimesi, aga kultuuripärandi kaitsel ei ole. Et see on nagu üks kõige suurem viga minu arvates Eesti muinsuskaitse ajaloos, et ei osatud 90-ndatel neid proportsiooni õigesti paika panna, sest kui on muutuste aeg, siis on võimalik midagi muuta. Ja kui see muutuste aeg saab läbi, siis jääb asi täpselt niimoodi, nagu ta sellel muutuste ajal on paika jäänud, et seda ei osatud ära kasutada 90-ndatel. Ma siin hea on muidugi rääkida, aga see on tagantjärele tarkus, et milleni see on ikkagi praegu meid välja viinud siin, et üks valdkond on korralikult rahastatud. Need võiksid olla kas või ühes koos kõik see loodus ja keskkonnakaitse ühe rahastanud ministeeriumi all. Praegu võiks arheoloogiapärandi kaitse minu meelest vabalt viia keskkonna valdkonna alla, siis võiks midagi hakata paremaks minema ressursside mõttes. See siiski tagantjärele tarkus seda tuleb praegusel hetkel kasutada, et ega keskkonna valdkonnas ei ole hetkel ka kuuldsed ajad ja praegu on avatud aruteluks keskkonnamõjude hindamise seadus, mis ma arvan, läheb löögi alla nii looduskaitse, aga eriti ka mälestiste kaitse.
sest et me käsitleme mälestisi ka kui keskkonna osa või kultuuripärandit tervikuna kui keskkonna osa ja see praegu läheb ilmselgelt majandushuvide alla siin. Ja Keskkonnaametit on kõvasti kokku tõmmatud, et näiteks on kaotatud ära kultuuripärandi spetsialistid kõikides rahvusparkides. Rahvusparki definitsioon on see, et see on nii loodus kui siis inimese looduskeskkond ja seal ei ole ühtegi eksperti, kes selle valdkonnaga tegeleks. See on kõik selline pigem negatiivne pool, aga kas me oskame tuua välja midagi positiivset? Mis on need sammud, mida me nagu teha saame selles natuke tagasi tulles selle praegu avaküsimusele, mis siin oli, et mis on meie võimuses, et kuidas meil veeretakse seda palli kogu teise uuele või arvaks, et teisel on parem, mis tegelikult ei ole. Ja mida siin saab teha reaalselt, kui suur on nüüd kasutegur, see on omaette küsimus, on ikkagi sellest teemast rääkimine inimestele selle probleemide selgeks tegemine, et millised küsimused meil on ja kogu selle asja väärtustamine. See on ka see sama asi, mis siin nüüd, mis ajaloomuuseum siin praegu korraldab, eks ole. Inimeste ring on küll väike, aga midagi ikka kusagil äkki läheb paremaks sellest. Eile, kui ma selle tänase ürituse peale mõtlesin, siis mõtlesin ka natukene ameti rolli peale. Mul on tunne, et Muinsuskaitseameti roll viimastel aastatel on väga selgelt muutunud võrreldes varasemaga. Et ta positsioneerib ennast väga selgelt puhtalt bürokraatilise asutusena, aga tegelikult on väga selgelt ideoloogilise asutusega, mis peaks võtma enda kanda selle, mismoodi üldse Eesti kultuuripärandit mõtestada ja kuidas seda suunata juhtida. Seda ei ole hetkel. Et see on minu jaoks kõige suuremaid valupunkte. Amet taandab ennast jälle inspektsiooniks. No, bürokraatiliseks rolliks, et me peame vaatama pügalaid selle asemel, et mõelda laiemalt, mida tähendab see muinsuskaitse ühiskonna jaoks tervikuna. Enne kui ma annan saali ühe küsimuse, ma lihtsalt kommentaariks ütlen, et praegult hetk on see, kus on suur võimalus tegelikult ülikoolidel, et ülikoolid teevad ära suure osa ametitööst erinevates valdkondades, nii arheoloogias kui ka ehituspärandi ja muude kunstipärandi kaitsel, et sealt kaudu saab seda kõlavinda natuke laiendada, kui amet ise ennast niimoodi piirab. Aga ma annan küsimuse. Ma olen tänaste esinejatega erinevate asjaoludel kokku puutunud, et ja jälle näha. Aga enne sai ka selle ringkäigul oli sellest juttu natukene põgusalt, aga võib-olla siis, et kui nüüd hinnata, et mis on head või halba nagu praeguses ajas, et kuidas siis nagu hindate seda hobi ja arheoloogide panust ja kas selles oleks võimalik tegelikult nagu ka veel mingisugust kvalitatiivset sammu edasi astuda, et mõnes mõttes ma arvan, et on. Aga kuidas te seda siis hindate? On see siis hea või halb? Hobiotsijate osa. Just, ja. Ma olen ise ka. Jaa, et mina arvan, et see, kuna ma olen ka üks nendest, kes on nullindate lõpusirgel, eks ole, sellesse seaduse muudatusse, siis panustas just selle mõttega, et seda hobi otsimist siis reguleerida, mitte keelata, vaid reguleerida. Et mulle endale tundub, et see meie 15 aasta praktika ikkagi näitab seda, et arheoloogiale toob see palju kasu, et selle jaoks me seda reguleerimegi, ehk siis, et kuna see hobi otsimine puudutab arheoloogiapärandit, et siis see regulatsioon peab siis arheoloogiapärandile tooma seda teavet juurde, seda ta kindlasti teeb. See, mis on mure, mida me ka ju praegu selle ressursside kokkutõmbamise juures näeme, on see, et Muinsuskaitseametil, kuna tal ei ole ressursse, siis kogu seda leidude ja leiukohtade potentsiaali tegelikult ei suudeta arheoloogia jaoks siis ära kasutada. Et vahel tundub mulle, et me oleme teel selleni, et me lihtsalt tahame hästi kiiresti seda hobiotsijad ära teenindada, aga miks kogu see regulatsioon on, ehk siis, et selleks, et arheoloogiapärandi suhtes me uusi teadmisi saaksime, et see pool ei jää nagu mitte kellegi maaks praegu, et Erki, sa oled juba
pikka aega olnud siis Muinsuskaitseameti leidude komisjoni juht, et need ekspertiisid, mida siis leidude kohta tehakse, kas nad täidavad oma eesmärki, et nad jõuaksid, see teadlane jõuaks teadusesse. Keeruline vastata, et nii palju erinevaid tahke on siin selles valdkonnas, et kui üheks eesmärgiks on ameti poolt, et tuleb võimalikult kiiresti menetleda asju, anda tagasisidet, siis sellest vaatepunktist vaadates tuleks tõesti protsessi lihtsustada, et saaks võimalikult ruttu tagasiside anda, saaks see leiud üle võetud ja edasi mäluasutustesse anda. Kui me tahame aga, et see teave omaks ka suuremat teaduslikku väärtust, siis loomulikult võiks seda asja põhjalikumalt teha asutuse sees. No, siin on üks väga tõsine murekoht tegelikult, mis on jälle viimaste eelarvekärbetega tulnud ja puudutab seda valdkonna üldse laiemalt. Et minu tunne on see, et sellele arheoloogia pärandile, mida detektoriga on võimalik maasest välja võtta, pikemas perspektiivis tundub parem neid asju mitte välja võtta, eriti rauda, sest mis siis on, eks ole, antakse Muinsuskaitseametile see asi üle ja siis jääb see asi seisma, ta jääb õhu kätte, ta jääb lagunema, ta võib jääda aastateks konserveerimata, sest konserveerimiseks puuduvad rahalised võimalused. Et see on nagu üks väga tõsine murekoht lisaks nüüd sellele illegaalsele detektorirüüstele, mis paratamatult ja paraku jätkub. Et mida ma näen nagu igal asjal on kaks külge. Sellel heal ja valgel hobidetektorismil hea asi on see, et teadusesse jõuab uut informatsiooni, jõuab palju uut informatsiooni ja et ennetatakse neid musti detektoriste, kes lihtsalt korjavad asjad ära ja lähevad nad oksjonitele või erakogudesse, et mingil määral on see asi füüsilise esemena on päästetud, aga paraku ka hobidetektorism on väga erineval tasemel. Et arheoloogile on ju tähtis mitte ainult asi, arheoloogid ei otsi asju, aga tähtis on informatsioon ja tähtis on ka kontekst. Ja see, kuidas neid asju dokumenteeritakse, neid leiukohti ja leiu kontekste dokumenteeritakse, see on väga seinast seina. Ideaal oleks ikkagi, et täpis GPS-iga saaks iga korralik leid saaks üles võetud, siis on võimalik neid kaardistada. Parem variant on, kui võetakse telefoniga või tavalise kepsuga see asukoht, siis on ta ikkagi kuidagimoodi dokumenteeritud. Aga väga palju on ju ka neid, eks ole, lubadega detektoriste, kes selle kinnistu piiridest kusagilt korjasin ja ega enam pärast seda keegi kindlaks ei, ta ise ka ei mäleta, kust need asjad pärit on. Kas on tegemist ühe mustisega või mitme mustisega, need kinnistud võivad olla meeletult suured. Nii et see on väga kahe otsaga asi, et kui seda teha, siis oleks hea, kui see oleks tehtud korralikult ka see hobi otsimine, millest on kindlasti palju kasu, aga jällegi puudub võimalus seda kontrollida ja suunata, sest ei ole inimressurssi, kes suudaksid hallata ja suhelda selle 1500 detektoristiga, eks ole, iga kord enne välja minekut. Detektorist peab teatama, kuhu ta läheb, need tuleb kaardistada, need väljaminekud, eriti kevadel, sügisel, kui põldudel vilja peal ei ole, see koormus on meeletu, see informatsiooni hulk ja ka see leidude hulk, see ei ole hallatav, see mis tuleb. See on väga raske olukord, aga samas on meil parem olukord kui siin naabermaades, kui Lätis, kui Venemaal, kus toimub täielik kontrollimatu detektorirüüstemustist. Mina olen selle protsessi juures 2000 alguses, siis kui need arutelud alles läksid, et kas üldse ja kuidas, ja toona me ei kujutanud ette seda, et see võiks muutuda nagu nii massiliseks, et 1500 on ikkagi tegelikult pöörane arv. Vaadates tagasi seda olukorda, mis siis oli 0. alguses, on olukord tõesti palju paremaks läinud, aga võib-olla kuskil peaks natuke pidurdama ka seda. Ma olen täitsa nõus, et kõike ei pea välja korjama, et asjad säilivad paremini, kui nad on
regiooniti Oma- erinev. oma algses asukohas, aga Regiooniti erinev, et on võib-olla kommenteerima Jah. oma mõtet siis, et jah, kindlasti on väga erinevate nagu huvidega neid otsijaid, aga kindlasti on väga palju neid, kes kelle jaoks see lihtsalt ongi selline tore huvi, et ta see on nagu kalapüük või et sa saad lihtsalt välja, et teda ei huvita tegelikult väga palju see, et mingit väärtust või midagi leida ja nad on ka paljud ju teie abilised, eks ole, kutse peale tulevad ja aitavad teil otsida, aga sealjuures, millega ma ise olen kokku puutunud, on tegelikult see, et me saame niimoodi välja võtta metalli, aga tegelikult oleneb ka jälle, kui suur huvi kellelgi on, aga ei ole ju seda äratundmist, tähendab, selle metalliga koos tuleb välja väga palju sellist, mis mudru, mis visatakse ära, aga mis tegelikult annab hoopis teise nagu konteksti, eks ole. Et mida võiks teha, aga jällegi see nõuab ressurssi, et ma arvan, et väga suur osa nendest hobiotsijatest oleks huvitatud sellest, et neil oleks teadmisi ka muust kui ainult metallist. Seda nagu on ise ka uurinud ja õppinud, aga et kuidas ära tunda üldse esemeid, mis on täiesti arusaamatu mingisugused tükid ju tegelikult tavalise inimese jaoks, mis visatakse lihtsalt kõrvale. Selleks on kõige lihtsam on ja kunagi pole hilja elukestev õpe, alati võib minna Tartu Ülikooli õppida arheoloogiat. Ja see on liiga palju, et kui teil tegelikult on ju esemekogud on toodud, et tegelikult inimesed õpivad ju kõik nägemismälu kõige parem, et sa saaksid neid näha. Ei ole vaja teada, kus seda esemed leidnud, aga et need oleksid kas või visuaalselt nähtavad, millised esemed üldse võivad maa seest välja tulla. Sellest läks väga palju abi. Kõige lihtsam on kirjeldada ja küsida. Päris palju on neid inimesi, kes ka vastavad kirjadele. Kui minu poole pöördutakse, siis ma alati vastan. Aga ükshaaval teile vastata. Aga tegelikult võib-olla et mida see viimased 15 aastat ikkagi on muinsuskaitse, arheoloogiapärandi muinsuskaitse korraldusele andnud, et tõepoolest see informatsiooni hulk, isegi kui sellega teaduslikus mõttes ei jõuta nii hästi tegeleda, nagu me ju unistame, et tulevad leiud ja kohe hakkaksid süntees ja analüüs, aga selle eest ta akumuleerub ja see akumuleerub täpselt sellistesse suurepärastesse andmebaasidesse, nagu siis Tartu Ülikooli juures ka arheoloogia andmebaas on olemas. Ja mida see meie sellises aina kiirenemas mõnes mõttes maailmas, kus kohas maastiku muutmise tahtmised on hästi suured ja laiad, et me tahame ehitada raudtee, me tahame ehitada erinevaid elektriliine, me tahame ehitada maanteesid, me tahame suuri tööstusalasid ehitada. Et kõikide selliste suurte planeeringute arheoloogiline nõustamine tänu sellele informatsiooni hulgale, mis on siis viimased 15 aastat meile juurde toonud, saab siis teha seda, et me päriselt ka, eks ole, ei juhtu enam selliseid Saarnakõrve moodi kalmistu hävinguid, nagu Tartu maantee ehitusel ju juhtus, et ainult väike jupp saadi sellest ära kaevata, aga kui see planeering oleks, eks ole, enne käinud, meil oleks need andmestik olemas olnud, tegelikult Saarnakõrvest olid üksikud leiud olemas varasemast ajast, nii et see, et seal on kalmistu, oleks saanud siis planeeringusse juba ette öelda või projekti, et seda aina rohkem siis tänu sellele hobiotsimise informatsiooni hulgale on neid planeeringuid võimalik nõustada, et see on küll päris selge kasu ja seal on kasu ka siis sellest, kui ei ole arheoloogid midagi päris sünteesi teinud, aga sa tead, et on sellised ja sellised leiud. Kui püüan lähtuda niisugusest muinsuskaitsele lokaalsest vaatepunktist ja valla kohaliku omavalitsuse vaatepunkt. Ma saan aru, et muinsuskaitseametisse pole mõtet pöörduda. Selles mõttes, et kui vastatakse ka, aga mingisugust kardinaalset lahendust sealt ei leia ja sinna see asi jääb ja jääbki tuhkuma ja niimoodi on. Aga ja teist küljest mulle tundub niimoodi, et muinsuskaitseamet käitub niimoodi etteantud tantsusammude piires,
on kaitse alla võetud objektid, eks ole, noh, arheoloogia näiteks, Lätses oli Kabelimägi, ta oli õnneks kaitse all, seal elektritrassi ehitaja läks läbi, ma nägin seda, okei, ja siis sai teatatud muinsuskaitseametis, arheoloog läks kohale ja ma vaatasin seal tõepoolest midagi ei olnud, aga vähemasti oli mingisugune side oli olemas. Aga ma tahan rääkida natukene muust asjast ja need on Petersburgi merekindlusobjektid. Kui te sõidate Tallinnast välja, siis Raev ja Kiilivanna piiridesse ja IKEA. See on uus kirik, eks ju, kaugelt paistab silma, kokkutus on ka seal, hästi palju autosid on parklas, niimoodi, aga põhimõtteliselt selle IKEA kompleksi ehitamisega lammutati ära minu meelest 5 Petersburgi merekindluse objektid. Kas nüüd need Petersburgi merekindluse objektid põhimõtteliselt on see ehitusmälestis, on see mingi muu mälestis, ajaloomälestis, mis ta on, kaitse all ta ei ole ja kas ongi niimoodi, et lihtsalt lammutame ära kogu lugu, uus ehitus tuleb peale ja sellega on asi lõppenud. Et Peeters, ma seda IKEA puhul ma täpselt ei mäleta, aga see on minu meelest dokumenteeriti neid. Rail Balticu trassile ja Petersburgi merekindluse osasid on arheoloogiliselt dokumenteeritud, aga need jupid, mis siis selle raudteel ette jäävad, et need ikkagi ju lammutatakse, aga Petersburgi merekindluse osad on siis ehitismälestistena osa juppe kaitse all, et nende, mis on juba ehitusmälestised, nende säilitamisega ju tegeletakse, aga jah, et meil on häda selles, et meil on tegelikult see Petersuurt on inventeeritud päris palju ja mitmes riigis on näiteks, kui tehakse inventuur, meil on Meiereid, raudteejaamad, pastoraadid, Petersuur, et neid inventuure on tehtud, eriti nagu ülikoolide kaasabiga, aga nad on kusagil veebileheküljel, sa saad neid kätte, aga nad ei kehti nagu seadusandliku jõuna. Ja mitmetes riikides, näiteks Belgias, on sellistel inventuuridel on seaduslik jõud, et sa pead nendest lähtuma, kui sa hakkad mingisugust planeeringut või asja tegema ja siis vaadatakse, kaalutakse siis üksikult objektide kaupa edasi. Et Hardo, su sissejuhatus oli väga pessimistlik ja ma tegelikult olen nõus, et see olukord praegu niimoodi on, aga ma arvan, et kõik, kes me oleme siin ametkonnas töötanud, on ju, ma ei tahaks selle pessimismiga nagu selles suhtes leppida, et peavad tulema paremad ajad, kus amet saab aru, et ta mitte ei tee järelevalvet, vaid tal on vastutus kogu valdkonna poliitika eest ja Eesti pärandi eest laiemalt, et jälle tulles tagasi selle meie näituse moto juurde, et otsused teevad need inimesed, kes praegu elavad ja me peame nagu hea seisma selle eest, et kui asjad ei lähe nii, nagu nad meile meeldivad, siis tuleb sudida näitustega, rääkimistega, artiklitega, et ma arvan, et lihtsalt ei tohi leppida sellega, et Muinsuskaitseamet on taandunud mingiks nurgataguseks ametiks. Ärme nüüd, ja paraku nii see on, aga ma siin tahaks natukene öelda Muinsuskaitseameti arheoloogide kaitseks ka mõned sõnad, et need inimesed, kes seal on, need teevad ikkagi väga südamega oma tööd ja tahavad asjale kaasa aidata ja aitavad kindlasti ka, aga see töö hulk, see bürokraatia hulk, mis on nende peale pandud, see on lihtsalt füüsiliselt ilmvõimatu on neid asju teha, kui on nii vähe inimesi, kui on nii vähe ressurssi. Siin on see asja tuu. Vist hakkame tasapisi otsi kokku, siis võiks mõne positiivse numbriga ka lõpetada. Peale mind saab ka veel rääkida. Ühesõnaga, kui 100 aastat tagasi oli meil heal juhul 1 või 2 inimest, kes seda koordineeris, siis esiteks see inimeste arv, kes praegu tegeleb, on suurem. Teiseks, see välitööde hulk on oluliselt suurem kui toona. Viimase 25 aasta jooksul on see dramaatiliselt muutunud. Kui aastal 1999 toimus Eestis 71-80 välitööd, siis nüüd
iga-aastaselt toimub meil umbes 250 keskmiselt tööd. Sellest teaduskaevamisi on ju vähe jäänud. Teaduskaevamisi vähemaks jäänud, aga päästeuuringuid, kõike seda on ikkagi rohkem, et numbriliselt ei ole see seis üldsegi nii halb. Loomulikult saaks sinna taha vaadata ja kritiseerida, aga lõpuks läheb ikkagi hea sõnaga lõpetada, mitte negatiivsega. Süsteem töötab kaitsealuste mälestiste osas, süsteem töötab, aga mis kaitse all ei ole, see ei lähe nagu, ei lähe asi. Just, aga see, mis Eiki ütles, sellega ma tahaks ka igati nõustuda, et Muinsuskaitseametis niiviisi, nagu me siin Elfriide Vindi nagu seda tunnet, eks ole, et ta teeb seda nagu suure kire ja entusiasmiga, eks ole, seda tööd, mitte ainult iseenda pärast, vaid sellepärast, et see pärand on oluline. Et samamoodi ma ise Muinsuskaitseametis töötades ööl ja päeval vahet tegemata seda kirge jagasin ja ma arvan, et kõik praegu seal Muinsuskaitseametis olevad arheoloogid on täpselt samasugused. Ehk siis, et sa näed seda pärandiga tehtavat töö hulka ja sa tahad seda kõike parandada, aga ühest küljest on pärandit palju ja teisest küljest, eks ole, see ööpäevas on ikkagi 24 tundi, et ei jõua kõik ära teha, mida kõik oleks vaja teha ära. Siis oli veel üks küsimus. Ma tahtsin ka nagu positiivsema poole pealt nagu lõpetada või tagasi pöörata, et umbes, et mis talvati, mis on teie enne kõige põnevam neid olnud, et umbes, et mis vaja, silm läheb särama, süda läheb põksuma, et mis me nüüd leidsime? Ma võin alustada, et ma olin väga pikalt olin siis Muinsuskaitseametis, eks ole, siis arheoloogia peainspektor või valdkonna juht ja üks minu töölõikudest oli arheoloogiste uuringute määramine erinevatesse kohtadesse ja minu jaoks olid kõige toredamad hetked ikkagi need, kus kohas, eks ole, sa oled vaadanud projekti, ehitusprojekt, määranud sinna uuringut, ise peas väikse arheoloogilise kaevamise teinud ja siis, kui siis arheoloog seda kaevamist seal reaalselt füüsiliselt teeb ja kõik see, mida ma olin ette kujutanud, et selles objektil tõenäoliselt välja võib tulla, et see kõik ka sealt välja tuleb. Ehk siis, et minu jaoks olid need hetked kõige paremad, et ma olin nagu rahul sellega, et minu ekspertiis sellele maatükile oli õige. Et ebaõnne oli ka natukene vahel, kus kohas väärad uuringud, aga midagi välja ei tule, aga pigem siis oli see võib-olla ei ole küsimus mustises, vaid just mustised on lihtsalt ju väga mitmekihilised, et igal pool ei pruugi midagi olla. Et minu jaoks on need kohad, aga Eiki. Minu jaoks on natukene teistmoodi see asi, et ma nagu ei oskagi ütelda, et oleks mingisugune kindel asi või ese või mille leidmisest ma nagu rõõmu tunneksin, aga palju rohkem rõõmu on sellest, kui sa leiad, eks ole, terve rahva, keda enam praegu ei ole. Siitsamast meie Eestimaa seest võtame kas või need Tartumaale tulnud, Novgorodimaalt tulnud vadjalased. Kui sa leiad, et tegemist ongi hoopis suurema asjaga kui mingisugune ese, see on nagu see kõige suurem rõõm, mis arheoloogiaga kaasas käib mingis suure pildi, ajaloopildi muutmine või uue teadmise saamine, see nagu tundub. Laias laastus sama, et see on, täna on üks asi, järgmisel päeval on teine asi, et sõltub sellest, millega sa parasjagu tegeled, et ei saa öelda, et mul oleks niimoodi tagasivaates viimase 30-40 aasta jooksul 40 aastat saab varsti täis. Midagi sellist, mis oleks kohe, et ütleks, et see elu lõpuni. Mul on küsimus, mille alla käib allveearheoloogia? Allveearheoloogia võib olla kõik erinevad mälestise liigid, mitte vallasmälestised, aga võib olla siis valdavalt on arheoloogia mälestised, vrakid, aga näiteks või veeluse pärandi alla käivad ka lautrikohad ja need on siis ajaloomälestised. Või ka asulakohad. No asulakoht on arheoloogia mälestis. Ja siis on ka kindlustusi, siis põhjasõjaaegseid ja selle järgseid kindlustusi meres, mis siis on ehituspärandi osad. Ehk siis, et allveearheoloogia ei ole või veealune pärand ei ole nagu eraldi mälestise liik, vaid ta lihtsalt on üks või teine mälestise liik, mis on vee all. Ja praegu on väga ohtlik see aknute lohistamine meres. Ja see puudutab väga palju veealust pärandit tõepoolest. Nõnda, aga selle salvestuse poole pealt ma arvan, et Tiim, hindad sa meie
vestlust. lõpetatuks ma arvan, et võime siin lõpetada ja hea meelega teeme reklaami järgmisele siis korrale, kui me räägime siis kunstimälestistest, vallasmälestist, et siis meil on eksperte täna tulemas siia Mallereet Heidelberg, kellel on pikk kogemus nii ametniku kui ka praktilise konservaatorina ja Eero Kangur, kes on siis tänaseks töötab Paajala muuseumis, aga on ka töötanud siis Tallinna kultuuriväärtuste linnaplaneerimisametis juba tema läinud siis kunstimälestiste eksperdina ja on ka valmistamas oma doktoritööd. No, aitäh teile tulemast ja kiire.